püha taevas, see ronib mu suust välja. Me tegimegi seda. Jah, me lõime varjualuse. Üks maailma ohtlikumaid loomi. Hammusta teda otse silmade vahelt. Vaata, kuidas ta alla läheb. Issand jumal, kutid. Me just maandusime ühele maailma kõige kaugemale saarele. Ja järgmised 24 tundi, kutid, ma elan ainult sellest, mida suudan oma seljakotis olevate piiratud vahenditega püüda. Ma saadan selle teile üles, ma räägin teile, kus me oleme ja mida me teeme. See on hullumeelne mees. Lähme. Nii et selle missiooni alustamiseks, kutid, meil on siin kohe sukelduslestad, meil on ka see harpuunpüss ja sellel harpuunpüssil on põhjus, miks me selle kaasa võtsime, millest ma räägin natuke hiljem. Meil on seljakotis veel mõned muud vahendid. Meil on Kalipso. See kaitseb meid vist kõigi nõelajate ja muu eest. Hoiab meid soojas, kui sukeldume. Meil on maskid. Need aitavad meil jahti pidada. Siin on GoProd. Mul on droon, milles pole meile üldse abi. Mul on siin sees ka tulerauad ja tulekivi. See aitab meil tuld teha, sest meie tänane väljakutse, kutid, on see, et ma tahan 24 tundi ellu jääda, süües ainult seda, mida ise püüan. Aga see pole veel kõik, mees. Me oleme praegu ühel maailma kõige kaugemal asuval saarel. Mul on nii hea meel siin näha. Ma pole viimased 4 päeva inglise keelt rääkinud. Tavaliselt, kui ma nendele saartele reisin, on seal keegi, kes räägib natuke katkendlikku inglise keelt või kellega ma saan kuidagi suhelda. Viimased 4 päeva, mees, ma pole sõnagi inglise keelt rääkinud, nii et ma vist hakkan natuke hulluks minema. Kui te märkate seda selles episoodis, siis vabandust, aga tegelikult ei vabanda ka, mees. Siin on mõned väikesed traditsioonilised kalapaatid ja see ongi kõik, mees. Vaata, praegu pole meie ümber mitte midagi. See on nii eraldatud. Ja tekib paar probleemi, kui ma ei saa kellegagi suhelda. Esiteks, ma ei tea, kuhu minna. Teiseks, ma ei tea isegi, kas saarel on kala. Ja kolmandaks, ainus sõna, mida nad minuga suheldes kasutavad, on krokodill. Nii et ma arvan, et sellel saarel on krokodille. Vinge, olgu, väljakutse on seatud. Me peame järgmised 24 tundi sellel neetud kaugsel saarel ellu jääma ilma toiduta. Hakkame uurima ja vaatame, mida leiame, sest ausalt ma ei tea, kus miski asub. Ma tahan lihtsalt öelda teile tohutu aitäh, kutid. 500 000 tellijat, mees, see on alles algus. 1 miljon aastaks 2023. Kas me suudame selle ära teha, kutid? Teeme selle võimalikuks, jagage seda, rääkige oma sõpradele, ehitage seda kogukonda. Ma armastan teid nii väga, mul on nii hea meel, et Wade Papenfuss Offshore Tales liitub minuga igal nädalal. Te olete minu pere, eriti kui ma olen siin, keset Teikuskit. Teie olete ainus asi, mis hoiab mind mõistuse juures. Ma armastan teid nii väga. Lihtsalt kõik need suured korallitükid, mis uutakse randa. Vaata seda. Seal peab olema hea rihv, kus me saame kala püüda. Ma higistan praegu nagu hull, kallis. Aga mees, ma olen nii elevil, et saaks sinna vette minna. Sellepärast ma arvan, et lähme sukelduma. Siit on meil hea vaatepunkt. Tundub, et seal on mõned korallimügarikud ja struktuurid. Me liigume mööda seda riffi edasi. Praegu panen varustus selga siin kaugel saarel. Poisid, ma võtsin harpuunpüssi kaasa, sest ma ei tea, mis seal väljas on. Seal võivad olla krokodillid, seal võivad olla haid, seal võib olla ükskõik mis, ausalt öeldes. Ma ei tea, mis seal väljas on. Ja mind on krokodillide eest hoiatatud, nii et ma ei kavatsenud käsioda kasutada, mees, sest see ei anna mulle mingit kaitset. On aeg minna ja mõned kalad kinni püüda, kallis. Meil on vaja järgmise 24 tunni jaoks toitu saada. Lähme! Issand, vesi on päris sogane. Ma ei näe isegi oma relva otsa. Issand, kutid, see oli seal väljas täiesti šokeeriv, ausalt. Ma vaevu nägin oma harpuunpüssi otsa ja üks korralik suur härjahaik tuli mind uudistama. Ta läks siis oma teed. Kui ma oleksin seal kala lasnud, oleksid kõik need haid kohale tulnud, sest põhimõtteliselt, kutid, kui sa kala lased, annab see välja nagu hädasignaali. Ja haid tunnevad selle ära ning tulevad seda uurima. Ja kui see oleks seal juhtunud, kutid, selle vee nähtavuse juures oleks see lihtsalt olnud liiga ohtlik. Nii et ma otsustasin lõpetada, tulin välja. Me peame leidma mingi teise viisi, kuidas toitu saada. Ma ei tea, mida me teeme. Võib-olla peame täielikule korilusrežiimile lülituma, sõbrad. Olgu, lülitume korilusrežiimile. Ma panin kogu oma varustuse sinna üles praegu maha. Me kõnnime mööda seda randa ja vaatame, mida leiame. Loodetavasti leiame mingit toitu, võib-olla mõne kaldale uutud kala või ma ei tea, vaata seda, näed seda? Vaata neid krabisid, vaatame, kas saame mõned kätte.
issand, nad on kiired. Olgu, siin rannas on palju väikseid krabisid. Võib-olla saame mõnda neist hommikusöögiks. Me peame nad siiski kinni püüdma, nad on nii kiired. Seal ta on, ma hakkan teda jälitama. Saime su kätte, ma arvan, seal ta on. Olgu, peseme ta puhtaks. Oleme nüüd täielikult korilusrežiimis, püüdsime just selle väikese krabi siit kinni. See on mingi toitainete allikas, mis annab mulle mingit energiat. Vaata, see pole üldse palju. Ma ei tea isegi, kas see annab eriti toitaineid, aga proovime ära, lähme. See roomab mul suus välja. See on natuke magus, see on natuke krõmpsuv. See pole üldse hea, alla sellega, poisid. Siin on veel üks väike krabi. Jäi hammaste vahele, mees. Meil on nüüd mingi toit sees. Plaan on järgmine. Ma tahan oodata, kuni vesi taandub. Kui vesi on taandunud, saame uurida neid loodebasseine ja kõike muud. Ja sealt edasi peaksime loodetavasti leidma mingit toitu. Issand jumal, vaadake seda, kutid. See on vana tükk kaldale uhutud paadist või millestki sellisest. Ma tahan ehitada varjualuse sellest neetud kaldale uhutud paadist, mees. See saab olema äge. Seda saame kasutada. Võtame mõlemad need tükid igaks juhuks kaasa. Me tegimegi selle ära, jah? Me ehitasime varjualuse ühest neetud paadist, ühest kaldale uhutud paadist, mille me leidsime. See on üks vinge väike onn. Me oleme praegu täiesti paadi sees. Vaata seda, me oleme paadi sees. See on vinge. Meil on vaja süüa saada, see ei lõpe niimoodi. Me peame hiljem süüa hankima. Vaata, mis siin puus on. No kuule, siia on machete jäetud. Kas sa teed nalja? Nii, meil on nüüd see machete olemas. Vaata seda. Meil on kookospähkel. Nii, vaatame, kas selle sees on midagi. Ma lihtsalt nuusutan seda praegu. Kui te ainult tunneksite seda haput lõhna. See on riknenud kookospähkel, see siin. Seda me kasutada ei saa, peame edasi uurima. Vaatame, mida veel leiame. Ei saa olla, kindlasti mitte. See on neetud kookospähkel, mees. See on Jumala kingitus, mees. Ma ei suuda uskuda, et leidsime Jumala rinnapiima. See ilus kookospähkel. Lähme teeme selle lahti ja joome tühjaks. Wuhuu! Tee ülas auk, just nii. Just nii, kallis. See on nii hea. Wow, see oli tõesti Jumala kingitus, mees. Täitsa pööane. Olgu, ma arvan, et võtame rahulikult. Tõenäoliselt on meil umbes tund aega, kuni mõõn on piisavalt madal. Ja siis saame hakata uurima kogu riffi ja kõike, mis meie taga on. Ma ei suuda uskuda, et me selle varjualuse ehitasime, mees. See on hullumeelne. Ma olen seal sees lihtsalt 2 tundi chillinud. Praegu on mõõn kõvasti taandunud. Ma lähen jalgsi, mina ja sina. Machete käes. Vaatame, kas saame enne päikeseloojangut õhtusöögiks mingit toitu. Kogu see vesi voolab praegu välja ja see on sellepärast, et meil on tugev mõõn. Siin on väike erakvähk. Sa oled ilus, mees. Tere, vaata teda, ta on lahe, mees, ma ei suuda teda süüa, ta on liiga äge, kutid, ma ei saa teda süüa. Näete neid veelohke siin? Loodetavasti jääb siia mõni loom kinni, keda me saaksime jahtida. Vaata seda, mees, ilus meritäht, vaata, kuidas päike sellele paistab. See on täiesti uskumatu. Me ei hoia teda liiga kaua veest väljas. See seal on hea märk. Praegu ei huvita mind, mida ma saan. Mul on lihtsalt vaja toitu, et hommikuni vastu pidada. Hoiame pöialt, et leiame midagi. Näete, et liigume praegu rifile lähemale, liigume tasapisi selle maa peale. See on tõesti hea koht. Siin on palju meritähti näha. Siia peaks olema mõni loom kinni jäänud. Uskumatu, kui seda ise ei näeks. Vaata seda. Saime merikurgi, sõber. Vaata, kuidas ta britsib. See on nagu veepistol. Ma jätan selle tüübi siia. Kui me muud toitu ei leia, peame ta võib-olla kaasa võtma. Te teate, et ma olen neid merikurke varem söönud ja need ei ole eriti head. Vaata seda praegu. Me oleme peaaegu jõudnud elusa korallitsooni. See on täiesti pöörane, mees. Mis see on? Astusin seal millegi peale. Mis see on? Siit! See seal on koonustigu, mille ma just üles korjasin. Üks maailma ohtlikumaid loomi ja ma korjasin selle paljaste kätega üles.
ja seal sees oli kindlasti midagi 100%. Seal all on neil astel, mis välja sööstab ja põhimõtteliselt, kui see seal sees olev astel sind torkab, on mäng läbi. See on minu lõpp, see on minu loo lõpp, see on selle kanali lõpp. Mees, ma pean siin ettevaatlik olema. See oli kindlasti väike äratuskell, selles pole kahtlustki, kutid. Mul hakkab siin natuke hirm, ma ei hakka valetama. Ma korjasin selle asja lihtsalt paljaste kätega üles, ma ei tea isegi, mis see oli. Ma lihtsalt tundsin seda oma jala all, võtsin selle üles ja see oli neetud koonustigu, mees. Issand jumal, vaata seda tegelast. Meil on ilus sinine meritäht. Me ei taha teda liiga kauaks veest välja jätta, paneme ta tagasi. Vaadake seda praegu, see on üks kõige kaugemaid rannikuosi kogu planeedil. Vaata seda, seal on veel üks koonustigu, see võib sind tappa. Loom on kohe seal sees näha. Kui see sealt välja tuleb ja sind torkab, oledki läbi. Issand jumal, vaata seda. See peab olema üks ilusamaid karpeid ma oma elus näinud olen. Vaata seda ja seal sees on see teos. On nii ahvatlev see ilus kaurikarbi kohe kaasa võtta. Vaata seda. See on lihtsalt uskumatult ilus. See peab olema üks ilusamaid karpe, mille ma kunagi leidnud olen. Aga see ei kuulu mulle. Siin sees elab loom, kellele see on koduks. Ja teate, see on õige asi. See on emake loodus siin. See ei kuulu mulle. Täpselt nagu ookean. See on nende kodu ja on tõesti oluline, et ma paneksin selle tagasi. Paneme ta täpselt sinna, kust me ta leidsime, ehk siia samasse. Vaata seda. See on ilus. Ja seda on raske tagasi panna, aga see ongi loodusmees. Pead elama ja laskma teistel elada. See on lihtsalt õige asi. Vaata seda merisiilikut, mees. Kas sa teed nalja või? Kui see asi mind tabaks, oleks ka minu jaoks kõik läbi. Mees, see on lihtsalt maa, kus kõik tahavad mind tappa. Vaata seda. Just seal. Kas te näete seda? See ongi seal lõvikala. Issand jumal, ma ei taha, et see paharet mind oma ogaga torkaks. Sa näed teda seal. Kas sa näed seda? See on ilus, mees. Te ei usu seda, kutid? Ma lihtsalt kõndisin siin ja vaadake seda. Ma pidin kuskil 8 ja laa peale astuma. Kus ta on? Ta peab siin kuskil olema. Seal ta on. Siil ta on, siil ta on, siil ta on, siil ta on. Vaadake, kui hästi ta on maskeerunud, kutid. Te ei märkakski teda. See on mingi toit, mida me vajame. Ma lõpetan ta elu võimalikult humaansel viisil praegu. Meil on see 8 jalg siin. Parim viis ta surmata on hammustada teda otse silmade vahele. Sa kuulsid seda praksu? Ta on praegu täiesti surnud, kutid. See seal, see on toit, mida me vajame. Ma olen praegu nii pagana näljane, ma pole terve päeva söönud, nii et ma ei jõua ära oodata, et saaks selle 8 jala tulele panna. Vaadake, see ei saa olema mingi suur eine, aga sellest piisab. Öeldakse, et Austraalias on kõik surmavad loomad, kutid. Ma arvan, et see oli üks ohtlikumaid jahte, millel ma oma elus olnud olen. Siin ümberringi on mõned kohalikud Indoneesia vetikakasvatajad, kutid, ja ma arvan, et nad pole kunagi oma elus lääne inimest näinud. Iga kord, kui ma nende lähedale lähen, vahivad nad mind lihtsalt nagu, mis pagan see asi on. Me oleme tagasi seal, kus kõik alguse sai, kallis. Meil on ikka veel see karbis tagumik tugevasti alles. Okei, kutid, me oleme praegu jälle siin rannas tagasi. Meil on oma machete ja meil on teras ning tulekivi. Hakkame pihta. Ma leidsin siit ühe väga hea, kerge ja kiulise materjali. See peaks loodetavasti sädet võtma. Ja siis on mul siin mõned keskmised pulgad ja mõned suuremad. Mitte just eriti suured, aga suuremad. Mul on seda vaja. Too see tagasi. Püha taevas, see võttis küll tuld, see läks kohe. See läheb täiega käima. Olgu, me peame veel tooma, me peame selle põlemas hoidma. Läheb lahti. Läheb lahti. Läheb lahti. Pean proovima panna tulele midagi natuke kuivemat, sest muidu see kustub ära. Vaatan, kui kiiresti see kraam süttib, aga vaja oleks midagi tugevamat peale panna. Praegu lähen korjan suuremaid puutükke, paneme need tulele. Loodetavasti põleb see nüüd natuke aeglasemalt. Nagu näha, on meil siin praegu suurepärane sütekiht. Mul on see varem leitud kookospähkel ja mul tuli üks suurepärane idee. Ma tahan panna meie 8 jala siia kookospähkli sisse. Vaatame, kas me saame 8 jala kookospähkli sees ära küpsetada. Proovime saada osa kookospähkli maitsest 8 jala sisse. Paneme selle otse peale, just nii. Jah, ma pole seda kunagi varem teinud. Nii et ma olen väga elevil, et saan seda proovida. Ma arvan, et see on võimalik. Ma võtan kõik need söed ja panen need otse meie 8 jala kohale. Sa näed seda otse siin kookospähkli sees. Ma pole seda kunagi varem teinud. Ma ei tea, kas see tuleb hea.
nii et me peame seda proovima. See hakkab toimima nagu ahi. Peame talle natuke aega andma. Nagu näete, meil on söepõhi olemas ja ma panin 8 jala sinna sisse. Sööd on peal. see peaks toimima nagu mingi ahi loodetavasti ja küpsetab 8 jala ilusti läbi. Anname talle umbes 5-10 minutit ja vaatame, kuidas läheb. Ma pole seda kunagi varem teinud. Ma ei tea, kas see töötab. Peame seda proovima. 8 jalg, mis on küpsetatud kookospähkli sees. Kas see on esimene kord? See peab olema esimene kord, mees. Ma ei usu, et keegi on seda kunagi varem teinud. See on ikka kõva. Näed, see küpseb seal aeglaselt. Meil on seal peaaegu nagu väike sütega lõke ja meie 8 jalg istub selle all. See on nagu ideaalne väike alus siin. Kui te saaksite seda praegu nuusutada, siis ma tunnen siin mereandide ja kookose lõhna ning mõnusat suitsust aroomi. Ma arvan, et see tuleb nii hea, mees. 8 jala puhul on asi selles, et seda on väga raske valmistada. Kui sa küpsetad seda üle, muutub see kummiseks ja kui jätad tooreks, on see lihtsalt kole. See tuleb lihtsalt halb, mees. Nii et praegu mängime me tõesti ruletti, kas me küpsetame selle õigesti, aga see on üsna väike 8 jalg. Ma arvan, et annan sellele veel 2-3 minutit ja siis võtame söed välja ja proovime ära. Mis sa arvad? On tõehetk? Võtame selle 8 jala siit tulelt maha, vaatame, et need söed saaksid siit ära. Ma pesen selle ilusa 8 jala puhtaks, mille me just paljaste kätega kinni püüdsime. Proovime ära, mees, vaatame, kuidas see alla läheb. Me saime selle küpsetamisega täppi. Kas sa teed nalja, mees? See on tegelikult uskumatu. See on olnud üks kõige pöörasemaid seiklusi, kuhu ma teid olen viinud. Palun näidake oma toetust, pange like ja tellige, kui see teile meeldis. Ja näeme teid järgmisel pöörasel seiklusel. Palju armastust, Shehu!